Aitäh! See on suur au esineda niivõrd auväärse auditooriumi ees. Ja ma ei tea, kuidas teie, aga mina viimasel ajal võtan kummalisi ettepanekuid vastu, mis tulenevad valdavalt sellest, et ma olen juba jõudnud teatud ikka. Neid ettepanekuid tehakse tavaliselt kuskil 1-2 varem. Ja sa mõtled, et see aeg kunagi sinu jaoks kohale ei jõua ja võtad selle ettepaneku mõtlemata sellele, millest sa pead tegelikult rääkima. Sest teemad sisseränne ja kultuur tasub ainult mõelda selle mõiste kultuur mahule on ju tegelikult holmamatud. Mul on eraldatud 20 minutit ja sellepärast saaksin ma teiega jagada ainult mõningaid mõtteid ja pigem variandis mured. No võib-olla kõigepealt, kus siis see emotsionaalne suhtumine? Ja siin näen ma ka süüd iseendal ja oma kolleegidel ajaloolastel. Me oleme ju küllaltki unikaalne riik ja rahvas. Meil on olnud kokkupuude massilise sisserändega. Ja ega neid riike Euroopas ei ole eriti palju, kus küllaltki lühikese ajaperioodi jooksul toimus tervete suurte piirkondade demograafilise koosseisu drastiline muutus. Kirde-Eesti. See on tegelikult läbi uurimata probleem. Ja võt see on väga paljus, ma arvan, meie inimeste emotsionaalsete murede ajalooline juur. Ja me peaksime rahulikult ka seletama, mis tingis selle massilise sisserände. Ja kuna praegu pole aega, kuivõrd selle sisserände põhjused olid erinevad sellest, millest täna sissejuhatavalt oli siin juttu. Keda vajati siis ja miks vajati siis ja keda vajatakse täna ja miks vajatakse täna. Minu meelest kõige suurem oht, mis ilmselt takistab teil ka lahendamas neid ülesandeid, mis teie ees seisavad, ehk tööjõupuuduse probleemi, seisnevad vast selles, et ühiskonnas on hakanud domineerima või meid kuidagi haaranud pseudoprobleemid. Mina näen neis või selles ühte suuremat ohtu. Ma ei tea, mis mind sundis aasta alguses, aga aasta alguses me oleme ju kuidagi heas meeleolus haarama sulepea või vajutama nendele klahvikestele ja jagada soovitusi Isamaa ja Res Publica Liidule, kuidas siis võiks konservatiivset poliitikat, maailmavaadet ellu viia. Ja miks ma selle loo kirjutasin, sellepärast, et need mured, mis ühiskonnas domineerivad, on minu meelest pseudoprobleemid väga paljus. Ja mullegi üllatuslikult, kui ma lihtsalt süüvisin viimaste aastate statistikasse ja võrdlesin siis neid numbreid sellega ja nende numbritega, mis meid erutavad, siis need vahed on ju kolossaalsed. Mäletate meie reaktsiooni sellele pseudouudisele, et Väo pagulaslaagris toimus vägistamisjuhus? Tuleb vist tuttav ette, jah? Minulegi üllatuslikult ligikaudu 90 alaealist last langevad meil aastal pereringis seksuaalkuritegude ohvriks. Mitte kedagi ei eruta, mitte kedagi ei puuduta. Probleemi pole. Tähendab, me elame mingisuguses pseudoprobleemide maailmas. Võtke maagilised sõnad. Me isegi ole võimelised kuidagi ennast lahti laskma mingisugustest märgilistest sõnadest. Kvoodid. Öelge mulle palun, mis vahe sisuline on selles, kuidas meile eraldatakse Euroopa vahendeid. Kas need ei ole kvoodid? Mis need siis on? Me kasutame teist sõnavara. Sisuliselt see on ju täpselt samuti. Täpselt samuti mingi osa mingisugusest üldisemast kooslusest või üldisemast numbris. Sama asi. Üks sõna erutab,
teised sõnad jätavad meid sisuliselt ükskõikseks. Milles on nüüd veel probleem? Ei ole ju keeruline tõesti välja arvutada kas või selle positiivse tööjõu variandis, mida sisseränne meile võib tuua. Täpselt samuti, nagu pole ju erilist probleemi välja kuidagi peilida ka potentsiaalsed ohud. Me ju teame keskmiselt 10 000 inimese kohta sooritatud kuritegude arvu. Ja vot see ongi see statistika. Aga minu meelest see eelis, mis meil väikse riigina on, seisneb ju selles, et me isegi ei pea rääkima sisserändest. Me võime rääkida väga konkreetsetest inimestest. Meil ei ole neid ja meid nii palju, et me peaksime varjuma mõistete taha. Meil on unikaalne võimalus. Meil Islandil ega neid riike palju ei ole, kus me saame rääkida nendest kõikidest probleemidest sisuliselt üksikinimese tasandile või laskudes. Järgmine probleem, mis on minu jaoks isegi võib-olla kuidagi muret tekitavam ja ka erutavam. Need on kuidagi domineerima ühiskonnas hakanud pseudoväärtused. Ma tooksin teile ühe näite ja palun vabandust, kui ta paistab teile tuttav. Mul oli hiljuti suur au olla ühe ürituse patroon, kõlab kuidagi väga naljakalt, Mondo. Ja ma tõin selle näite kooliõpetajatele ja lastele, sest ma ei suuda paremat ajaloost leida, mis iseloomustab situatsioone, kui me satume pseudoväärtuste küüsi. See on lugu ühest inimesest, kelle nimi on Viktor Klemperer. 2-3 lausega tema elulugu. Ta sündis 19. sajandi lõpus Saksamaal. Läks vabatahtlikult esimese maailmasõja rinnetele. Sai korduvalt haavata. Oli autasustatud kõigi reakoosseisul ette nähtud medalite ja ordenitega ja alati pärast haavata saamist vabatahtlikult rindele tagasi. Hästi lühidalt pärast sõda 20. lõpus, 30. alguses saab tast, ülikool on lõpetatud, saab tast vaieldamatult maailma kõige väljapaistvam asjatundja valdkondades saksa keel ja kirjandus. Mitme ülikooli professor, 10 raamatute autor. Ja tavaliselt, kui ma olen auditooriumitega koos, kus on just nimelt need inimesed, kes tegelevad integratsiooniga, nende küsimustega, siis ma veel pöördun ka nende poole omapoolse küsimusega. Öelge mulle palun, mis rahvuses see inimene on? Mis rahvuses? Ja vaadake, kui kummaline, kuidas see meid piinab, mis probleem see on. Mis probleem see on? Täna me saadame ära eriklassi ja ma loen nekroloogides millegi pärast minule tundmatut rahvust. Eesti juudi rahvus. Ma ei tea, minu jaoks on see tundma. Ma ei tea, mis rahvus see niisugune. Eesti juudi kokku kirjutatud väikse tähega. No kui me tahame, no siis kirjutame nii, nagu asi on. Ja mis tähtsus sellel on antud juhul? No vot, ja minu jaoks Klemperer, inimene, kes on nüüd jutumärkides sulandunud Eesti ühiskonda, räägib eesti keeles, annab oma kolossaalse panuse Eesti kultuurilukku, tööstuslukku, ükstaskõik millisesse lukku. Ta on minu jaoks eestlane. Vot täpselt nii, nagu Klemperer oli kõikide jaoks sakslane. Ja mis siis järgneb? No me teame teiega. Võimule Hitler. Ja? Nüüd ta muutub järsku juudiks. See on määrav. Mitte see panus, mida ta on ühiskonda andnud, vaid pseudoväärtused. Ja ta kirjeldab oma mälestustes. Nad on erakordselt põnevad ja huvitavad. Neil ma olen alati soovitanud lugeda. Ta kirjeldab oma mälestustes olukorda Saksamaal 1944. aastal, kui ta naine on vere poolest saksa aristokraat,
on Berliinis paigutatud elama kuskile äärelinna mingisse uberikku ja iga päev käib tema juures üks politseinik, kes on ennast rindelt sõjategevuselt siis vingerdanud välja, mitte ideoloogilistel kaalutlustel, vaid ta kardab. Ja nüüd, mida ta siis teeb, Kempler kirjeldab seda erakordselt hea huumorimeelega. Ta iga kord peksab kõik laiali ja enne lahkumist sülitab talle näkku. No kes ta siis on? Jah, me oleme loonud mingisugust skaala, me oleme andnud kätte mingisugused pseudoväärtused ja me võtame olematu inimese ja tõstame ta kõrgemale tegelikust inimesest, tulenevalt rahvusest, nahavärvist ja ükstaskõik millest, mis ei oma mitte mingisugust tähtsust, tulenevalt sellest, millist tööd on see võimeline inimene tegema, kuidas ta on võimeline mõtlema ja nii edasi. Minu meelest see on üks oluline moment, millele ma tahaksin juhtida teie tähelepanu. Järgmine, mis puudutab kultuuri. Me ju räägime, et oht seisneb kultuurikonfliktides. Jah? Kas see lause ei paista meile kõigile tuttav? Aga minu meelest see ei ole mitte kultuurikonflikt. See on kultuurituse konflikt. See on puhtal kujul kultuurituse konflikt. Ja jällegi seesama näide, mis mul tuli seal Mondo üritusel meelde. Me ju, ja sellest on täna juba olnud palju juttu ja ilmselt tuleb veel juttu, me ju ise jääme väga paljust ilma. Vot kui me lähtume postulaadist, kui on must näitab ust, ma kordan seda sama näidet, anta andeks. Aga ukse taga on Louis Armstrong, jah? Ja me ei lase teda sisse sellepärast, et ta on must. No siis me ju ise jääme ilma sellest fantastilisest muusikast. Me muudame ise enda maailma vaesemaks ja kitsamaks ja ahtamaks. Nii et seda tuleks kindlasti arvestada. Veel üks moment, mis mulle paistab küllaltki oluline. Hiljuti oli võimalus olla unustasin ära selle institutsiooni nime, kes peab seda riigireformi jälgima. Istusime seal koos. Ja üks mõte, mis pähe tärkas, me arutleme ju tõesti. Me ju peame muutma kõik paremaks. Me peame muutma kättesaadavamaks paljud asjad, mis puudutavad kas või teenuste maailma. Ja nii see on. Me peame ümber korraldama midagi. Me tõstame kabinette ringi, me paneme silte ühe ukse pealt teise ukse peale. Aga kuidagi kõikide nende asjade juures jällegi me nagu unustame inimese. Mina olen nõus arsti kabineti ukse taga istuma 15 minutit, kui sisenedes kabinetti arst naeratab mulle ja ütleb ühe lause, vabandage, läks vot nii. See on minu jaoks tunduvalt parem variant ja vastuvõetav variant kui see, et ma pääsen kohe uksest sisse ja näen seal hapunäoga inimest. Miks ma tahtsin sellele tähelepanu juhtida? Sellepärast, et vaadake, Delfi ja Eesti Päevaleht on teinud ühe tänuväärse töö. Töö, mille pealkiri on Üks Eesti 98 rahvust. Tuleb vist tuttav ette, jah? Vaadake nende inimeste lauseid, millega nad põhjendavad Eestis viibimist, siin olemist. Need on ju valdavalt tähelepanekud, mis tulenevad sellest keskkonnast, kus nad viibivad. Väga vähe on neid inimesi, kes on siin leidnud, ja see ei ole minu meelest tee. Meil ei ole tõenäoliselt võimalust ikkagi laias laastus pakkuda tasustavamat tööd, kui, jah, üksikud näited loomulikult, aga keskelt läbi, kui seda suudavad teha riigid, kes on meist arengus, pole hea sõna, ega me ei tea ju, kuhu see areng tegelikult läheb, aga las ta siis olla kuskil kaugemal. Aga mida me suudame pakkuda? Millega me suudame võluda? Need 98 ju inimest meile ju räägivad valdavalt keskkonnast, vot sellest ruumist, Eestist kui ruumist
Eestist kui loodusest, Eestist kui inimestest, Eestist kui naeratavatest inimestest. See on määrav. Nii et esmapilgul paistab, et tõesti kultuur ja sisseränne. Ja need on nagu 2 erinevat küsimust. Ma ei tahtnud praegu üldse sellest rääkida, nendest konkreetsetest ohtudest, mis puudutavad meie keelt ja nii edasi. Need ohud ei ole mitte ohud, mis tulenevad tinglikult piitsast ehk teistest. Need ohud tulenevad ainult meist enestest. Ajaloos on ju suurepärane näide. Etruskid kui rahvas. Nende kadumine ühe hetkega. Ega see ei toimunud ju mitte piitsa tulemusena. See on präänik, mis paneb meid loobuma oma keelest. Ei tahaks rektori juures olekul seda lauset kuidagi öelda, aga no lähme pika peale magistriõppes ainult üle inglise keelele. Mina küsin, aga mis mõtet on meil bakalaureuse õppes eesti keeles? Aga kui meil ei ole bakalaureuse õppes erilist mõtet eestikeelsena, siis mis mõtet on meil kooli õppes eestikeelsena ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et neid liine välja joonistada ja need ohud on eesti keelele ja eesti kultuurile tinglikult. Ma ei pea ka seda keelt ohuks, aga kui neid asju üldse võrrelda, siis need ei ole ju võrreldamatud. Nii et kui me räägime üldse ohtudest, siis need ohud valdavalt on ikkagi meie peades. Ja kui me isegi tegeleme teemaga nagu sisseränne, siis paistab, et me peaksime tegelema nendega, jah, tõesti, nemad tulevad, me peaksime neid õpetama, me peaksime neile andma keele, keel on meie jaoks väga oluline. Ja nii edasi, tegelikult. Ja minu meelest praegu on mure ja probleem selles, et me ei tegele iseendaga. Me peaksime rohkem tegelema iseendaga. Just nimelt iseendaga variandis looma siia niisuguse keskkonna, kus oleks hea olla. Ja see on määrav, see on kõige olulisem, miks inimesed tulevad, miks inimesed tahavad olla, miks inimesed tahavad panustada. Vaadake ja tuletage meelde kas või neid lauseid, mida kadunud Erik Lass on öelnud. Siin on hea olla, siin on hea olla. Keegi ei räägi palgast, keegi isegi ei räägi töötingimustest. Abikaasast räägitakse, jah, aga see tähendab ka, et hea on olla. Aitäh tähelepanu eest ja loodame, et meil saab olema siin Eestis parem kui tänasel päeval, kus on ka päris hea olla. Aitäh!